ja veenduda, et need alused, millele me oleme oma plaanid teinud, ka pädevad on. Ehk siis, kui me teeme sellist tööd nagu teede arengukava, siis me võtame kindlasti aluseks kogu olemasoleva andmestiku, kõik need soovid ja plaanid, mis juba on tehtud, ja siis hakkame sinna juurde küsima andmeid nagu liiklusloendused, sellele tuginevad siis liiklusmudelid ja prognoosid, et kasutaja on ju lõpuks see kõige tähtsam. Siis teiseks siis näiteks pildile või visuaalsetele vaatlustele tuginevad kogemustega seisundihindajate hinnangud, siis seisundi mõõtmised ja sellel põhinevad analüüsid, sealhulgas tasuvusanalüüsid, aga ka hinnangud hooldevajadusele, on need siis talvised või suvised, ja loomulikult ka sillad ja muud infrastruktuuri osad, mis teedega haakuvad ja vajavad ülevaatamist, sealhulgas siis ohutuse komponent, kergliiklusteed ja kõik need asjad sinna juurde. Ja millised siis on need millised või millised küsimused? No, tavaliselt küsitakse, et mis varad meil on, et kus nad on ja mis on nende väärtus. Et kindlasti on oluline, mis meil on ja kus nad on, ehk siis ütleme selline teeregister, mis sellelaadne nüüd sellel väga sageli siis KISS-süsteemidega seotud ruumilise andmestikuga on meil ju tegemist. Aga võib-olla see väärtus iseenesest ei peaks seda rahaliselt nii hirmus tähtsaks pidama, et mis selle väärtus on. Küll aga on oluline see teada, et mis on need tegevused või millidest jutt on, millised on need tegevused ja millal neid teha tuleb, et see vara meil kas säiliks või kui meil on strateegiline otsus, et meil on raha väga vähe, siis et tema väärtus väheneks võimalikult vähe. Ja kui meil on võimalik panustada ja me näeme seda potentsiaali, siis et kuidas selle vara väärtus kasvaks võimalikult palju ja selle väheste vahenditega, mis meil on, sest vahendid on alati vähe. Ja sellisel juhul, kui me teame, oleme välja mõelnud, mis palju meil raha potentsiaalselt võiks olla, siis me saame ka öelda, et aga millised on need kulud, et me siis saavutame siis selle eesmärgi, mida me soovime. Aga siin on veel siis vaja enda jaoks selgeks mõelda ja loomulikult me oleme teil selleks igas mõttes abiks, et mida või millist teed me tahame või vajame. Ja see tuleneb siis ühelt poolt siis rahalisest võimalusest, mida me suudame ette näha, et mis meil siis järgmises 10 aastas võiks olla. Ja teiselt poolt siis mitmetest muudest aspektidest on näiteks tee funktsioon. Iga teel on oma funktsioon, millist rolli ta täidab. Sealt tulenevalt siis konkreetsele teele ka meie enda poolt püstitatud nõuded. Näiteks see, et millised kasutajad teed siis hakkavad kasutama või juba kasutavad või mida me tahame, et millised kasutajad me tulevikul ühel või teisel teel näha tahame. On need siis rekad, ratturid, bussid või hoopis jalakäijad, et see lahendus, mida me sellel teele siis või kõik koos, et see lahendus, mida me sellel teelt siis ootame, et on ju ka sellest tulenevalt erinev. Ja ka kõige sellest liikluse poolest räägib Tanel kohe varsti eraldi, nii et ma selle rohkem ei peatu. Siis funktsionaalsed nõuded on siis, kui me teame kasutajaid ja funktsioone, siis me saame funktsionaalsed nõuded paika panna. Ja siin on siis oluline tõesti, milleks see tee siis mõeldud on, kellele tee laiused, sõidukiirused, kandevõimed, kas üldse peab olema kate, kui tasane peab olema, kui sügav võib olla roobas,
milline haartegur peab olema tagatud, kas teemärgistuselt on nõutav valguspeegeldus ja nii edasi, et kõik need küsimused tulevad siis juba esitada ja küsida ja siis juba nendele ka vastuseid otsida. Ehk siis viimane küsimus ongi, kui me oleme eelneva selgeks teinud, siis aga milline siis on meie teede seisund, me räägime siis kattest, alusest, muldest, on see siis teemärgistus või sildade seisund siis ühel ajahetkel ja võimalusel korral siis ka prognoosida, mis neist siis edasi saab. Ja millised tegevused toovad siis selle selguse, mida me nii väga ootame. Et eks selleks, et sellist kava teha, on vaja ülevaatlikku teavet. Ja selleks tulevad appi siis võrgutasandi analüüsid ja mõõtmised ja uuringud ja muidugi ka kavad. Et ka selline dokument näiteks nagu üldplaneering on üks väga ülevaatlik dokument, millest siis lähtuda. Aga konkreetselt siis millised tegevused siis tavaliselt juurde on vaja teha, on punkt 1 siis seisundi mõõtmised. Ehk siis meil on vaja siis aru saada, et millises seisus meie teedevõrk on. Ja mis on olulised? Tasasus. See on see, mis liikleja oma tagumikuga tunnetab või siis tõukerattaga sõitja kogu oma kehaga tunnetab. Näiteks või siis tekstuur, mis annab ka mitmesugust informatsiooni. Tasasus on ka tegelikult üks tekstuuri liik. Ja kõik nendest seisundi mõõtmistest küll pikemalt räägib Raamet, aga paari sõnaga veel, et kui me räägime seisundi mõõtmistest, siis katteprofiil on üks oluline selleks, et saada aru, kas veed liiguvad ära või tulevad hoopis sinna, kuhu me ei soovi. Et kattel peaks vesi ära liikuma. Ja Euroopa sügavus, mis on ohutusega seoses, Euroopas, siis sinna koguneb vesi ja linnatingimustes või loomulikult ebamugavus sellega, et pritsib ja nii edasi. Eks me linnatingimustest teame neid asju kõiki. Aga lisaks veel ka, mis siis puudutab konstruktsiooni või tarindit kui sellist, tema omadusi, siis väga oluline on teada nii katte, aluse kui mulde kandevõime. Selleks on kõik seadmed olemas. Et seda kõike saab mõõta. Siis me ei pea arvama, kas meil tee kannab või ei kanna ja see kõik on võimalik mõõta. Ja kui me teame liiklust, siis me saame ka öelda, kui palju siis on puudujääki või kas ta on piisavalt tugev, et see liiklus vastu võtta. Kui ta ei ole piisavalt tugev, siis tõenäoliselt ta ei kesta nii kaua, kui me tahaksime või eeldaksime. Siis teine mõõtmiste valdkond on siis teepildi rakenduse baasil ja ka punktipilve baasil tehtavad uuringud, on need siis teekatte märgistuse seisund või teekatte defektid, aga nendest ma räägin veel lähemalt. Ja siis juba on remondikavade planeerimine, 10-aastane kava iseenesest sisaldab juba endas nii 1-aastast eelarvet, nii teehoiukava 3-aastast, kui ka loomulikult siis seda sama 10-aastast plaani. Küll jah, sageli viimased 5 aastat me anname reeglina välja koondina, et seal ei ole mõtet võib-olla alati lahti lammutada, et mis aastal midagi tehakse. Aga esimeste aastate puhul küll on siis see remondi eelarve ikkagi selline detailne. Siis teine valdkond, mis siis kui me oleme need seisundi mõõtmised ja otsused ära teinud, millised objektid millist remonti vajavad, siis kõigepealt need objektid defineerida, siis järgmine on projekteerimine. Nende asjade jaoks on vaja mingisuguseid eeltöid teha. Et siin tulevad appi siis sellised tööd näiteks nagu pidev meetodil baseeruvad geoloogilised uuringud. Et kui tavaliselt geoloogilised uuringud tehakse, kui tehakse 50, 100, 200 meetrise sammuga ja natukene veel hõredamalt, siis koos maaradariga me saame pideva pildi, me saame ühtlase ülevaate geoloogilisest olukorrast, me teame, mis on maapinna
all. Teepildi rakenduse baasil siis loomulikult need kaardistustööd, et kui see pilt on juba olemas ja see materjal on olemas ja kogutud, siis seda saab loomulikult kasutada ja see on sageli nii-öelda projekteerimise algfaasis, eriti kui seda tehakse näiteks talvel, siis väga tänuväärt materjal, millel tugineda. Ja teine veel, mida siis projekteerimises või kolmas, mida projekteerimises aktiivselt saab kasutada, on punktipilv ja selle pealt saab teha mõõtmisi ja väga mitmeid selliseid eelvalikuid ära, enne kui siis geodeesiaga peale minna. Et mitte alati ei ole vaja igas kohas millimeetri või sentimeetri täpsusega geodeesiat teha. Et paljusid nii-öelda põhimõttelisi valikuid saab teha väga varases staadiumis ja ongi mõistlik teha väga varases staadiumis. Siis keskenduda juba täpsete mõõtmistega nendele teemadele, mis vajalikud. Ja loomulikult projekteerimises kõik need seisundi mõõtmised kuluvad marjaks ära. Kandevõime väga oluline on tegelikult, kui me teeme ikkagi seadmega näiteks 50-meetrise sammuga, siis me saame suhteliselt hea pildi sellest, et kus on meil nõrgad kohad ja kus ei ole. Ja tööde vastuvõtmisel tehtavad mõõtmised on siis nagu kolmas plokk, sellest räägivad nii labori poole pealt Henri ja Romet siis ka mõõtmiste poole pealt veel pärastpoole. Aga ühele asjale tahan nagu tähelepanu juhtida, et need mõõtmised ja analüüsid ja see, mida me tahame, et kontrollitaks, selleks, et üldse kontrollitaks, need tuleb lepingus sätestada. Et paraku ei ole ütleme nii-öelda seaduste baasil need asjad nii hästi ära lahendatud, et me lepingus võiksime endast nagu mööda vaadata, et küll on kuskil kirjas need asjad, et kuidas ühte asfaldi peab tegema. Ega on kirjas, aga kui need lepingus viidatud ei ole, siis nad ei ole väga nagu kohustuslikud ka ja nendega on ülipalju olnud vaidlusi, eks võib-olla Timo puudutab seda ekspertiisi temaatikas seda teemat ka. Aga katte kvaliteedi kontrolli siis lühidalt võib öelda, et seal sellised teemad, mida saab väga nutikalt ja hästi kontrollida, on katte tihedus ja paksus, tihedust lausa pidevmeetodil. Ei pea tegema palju puurauke selleks, vaid täitsa pidevmeetodiga piisab mõnest ja pidevmeetodiga üle lasta. Katte paksuse jaoks samamoodi ei ole vaja ilmtingimata teha puurauke, et selle jaoks on ka palju tõhusamad meetodid olemas ja loomulikult, kui uus katte valmib, siis mida me tahame, et ta oleks tasane, et tal ei oleks kohe tekkinud juba roobast sisse, et mis sageli mõne nädalaga tekib, kui segu ei ole piisavalt või alus ei ole piisavalt tihe, siis muidugi ka uutel katetel haardetegur, et see oleks tagatud ja kandevõime ka loomulikult, et kui me ikkagi rekonstrueerime, siis me tahame, et see tee oleks tugev ja peaks meil kaua vastu. Ja ehitusmaterjalide ja rajatud kihtide mitmesugused muud kvaliteediuuringud, et võib nimetada neid ka mõõtmisteks, et siin on väga erinevaid mõõtmisi, ma nendel praegu ei peatu, aga väga erinevaid mõõtmisi siis on mõistlik teha, eelkõige siis aluskihtide omaduste, nende materjalide omaduste laboratoorselt kontrolliks ja tiheduse poolest siis tihedus on ka väga oluline näitaja. Aga nüüd mõnedest, vaatan kella, mul 5 minutit on veel, et või ei ole, mul vist aeg on kohe otsas ka. Ongi jah, et siis ma ütlen, et tegelikult teeprofiili mõõtmine, ma täna teile videot ei näita, teen seda teinekord, et väga oluline, siis see on seesama, mitte ainult roobas, aga kõik muud profiili omadused, kalded, siis mobiilne kaardistamine, et tundke huvi, võtke ühendust, minu viimasel slaidil on mu kontakt olemas ja tuleme külla või näitame üle Teamsi teile neid keskkondi, kus te saate siis materjalidele ligi, et erinevad need rakendused, mida ka omavalitsused juba kasutavad, erinevad kasutusvaldkonnad
see, mida me teeme omavalitsustele. Ja tahame jõuda selleni, et see kõik info on meil nii-öelda iga kell ka meiega võimalik kaasa võtta. Ja väga palju erinevaid mõõtmisi ja väga erineval moel. Nii et igal juhul mina tänan teid ja annan sõna järgmistele. Aitäh, Marek. Kas kellelgi on küsimusi kiirelt? Ühe küsimuse saame kindlasti võtta, kui keegi kätt tõstab. Nii, aga kui ei ole, siis liigume edasi. Tanel Jairus on siis järgmine ettekandja. Tanel, ole hea, räägi siis meie liiklusloendamisest. Nii, eeldavasti mind on kuulda. Näha ka, ma arvan. Jah, on. Ehk siis minu nimi on Tanel. Tegelen siis ITS osakonnas erinevate andmete ja ruumiandmete, liiklusandmete ja igas muud andmetega. Ja täna siis räägin sellest, et mis seal liiklusloenduse kõhu all natukene toimub. Et väga põhjalikuks minema ilmselt ei hakka, sest eks aeg on selline, nagu ta on. Meiega teised ettekanded ootavad juba oma järge. Aga väikse ülevaate ikkagi annan. Nii, kes ja kui palju teil liiguvad. Et nagu ikka, et kui hakatakse rääkima uuest teemast, siis kõigepealt mõisted. Miks see vajalik on? Sellepärast, et kui ma siin hakkan nüüd kasutama selliseid sõnu, millega ma ise väga harjunud, teie võib-olla ei ole, et siis saaks ühtmoodi aru. Ehk siis liiklussagedus ja liiklustihedus, tuntud terminid, ehk siis sagedus on siis ajaühiku kohta ja tihedus pinnaühiku kohta, et kas autot tunnis või siis autot ruutmeetril. Ja siis on veel koormussagedus, mis on siis oluline atendi planeerimisel, näitab siis, et kui palju siis normtelgi teed mööda läbi läheb, ehk siis kes siis reaalselt seda teed kokku suruvad ja laiali kraabivad. Räägime ööpäevast liiklussagedused, ongi siis lühidalt öeldaksegi köll, et on siis köll ja ainult köll, ehk aasta ja nädala omad. Millega kirjeldatakse üldist liiklussagedust. Siis on V85, mis räägitakse, siis näitab seda tavalist kiirust, millest enamik autosid kiiremini ei sõida. See on ka siis aluseks, et kuidas leiti see meie tänane 90 kilomeetrini tunni kiirus, et mõõdeti kiirused ära ja siis võeti sealt selline piir. Ja siis loomulikult sõidukiklassid, et on SAPA, VAB ja AR, mis tähendab siis sõiduautosid, pakiautosid, veost busse ja autoronge. Ja siis sellest, et kuidas siis liiklust loetakse, et meie oleme kasutanud peaaegu kõiki neid lahendusi, käsitsi küll viimasel veel mitte, aga üldiselt see, et liiklusloenduse puhul ei ole alati väga oluline, kuidas täpselt loetakse. Sest võimalusi on väga palju ja erinevaid seadmepakkujaid on palju, et siin ka piltidel on väikene valik, ehk siis klassikaline 2 voolikut üle tee. Siis on igasugused teeäärsed karbid, ehk siis seal ühe pildi peal on tegelikult näha 2 erinevat loendusseadet. Et seal on siis Transpordiameti püsiloenduspunkti valge karp ja selle kohal paikneb meie numbrituvastuskaamera. Ja siis on ka veel näide sellest, et automaatseade ei pea olema tingimata kindlalt vastu maad paigaldatud, vaid me ühes töös uurisime, kuidas on autode külgvahe ja sõidukiirus jalgrattast möödumisel ja siis paigaldasime mõõteradari hoopiski jalgratta külge. Ehk siis seal on erinevaid, ehk klassikalised ajalooliselt esimesi ongi, et on käsitsi, kui siis reaalselt paberi peal või siis mingi nutirakendusega moodsamal ajal märgitakse ära, mis auto mööda sõitsid. Võimalik on kasutada videopilti. Siis on igasugused automaatsed, on siis voolikupõhiline radar, on induktsioonipõhised, numbrituvastuse põhised, erinevaid. Ja see on ka statsionaarsed seadmed, näiteks siis püsipunktideks on ka siis induktsioonipõhised või siis ka näiteks kiirustablood, mis näiteks on võimelised oma neid näite salvestama. Ja küll, ütleme, et on loendus ära tehtud,
mis saab edasi, sest igasugune loendus annab tulemuseks mingisuguse numbri. Siin on praegu näide sellest, et kuidas näeb välja üks püsiloenduspunktis üks päev. Ehk siis see ülemine sild Tanel hangus ära natuke. Kas tuleb tagasi? Eelmisel aastal, kui oli see viiruse periood algas, see pandeemia ja märtsikuust, siis me jälgisime liiklussageduse liikumise muutusi riigimaanteedel ja Tanel tegi niisuguseid ülevaateid, et kuidas siis liiklus muutus teedel, et oli, kuna kõik läks lukku ja ei käidud enam kontorites ega koolis, siis vähenes ikka korralikult teede peal. Aga mis alles jäi, oli veoautode, raskeveokite liiklus, nii et kaubaveod käisid nagu endiselt edasi. Ja võib-olla kõige rohkem oli näha seda Saaremaal just eelmine kevad, kus oli just see kõige keerulisem olukord. Mind ikka on kuulda, jah? Okay. Läks välja vahepeal, vaatame, kas ta tuleb tagasi. Mis veel liiklusloendusest võib-olla rääkida on see, et need samad mõisted, et aasta keskmine ja ööpäeva keskmine liiklussagedus, et need tuleb ka eristada, et õiget asja vaadata, kui arvamut loetakse, et aasta keskmistab selle ära siis nagu aasta peale ja tipud, mis hooaja keskel võivad olla, jäävad nagu siis, sealt ei tule niimoodi esile. Nii, ma kadusin ära vahepeal, mulle tundub. Sa kadusid ära, jah? Mis oli viimane, mis kuulda oli? See oli see, mis sul, sa näitasid ühe liiklusloenduspunkti graafikut, et ühe päeva graafik. Selge. Siis väga palju kaduma ei läinudki. Nii, proovin uuesti jagada. Nii, loodan, et slaidid on näha. Ja on. Väga hea. Nii, ehk siis ühe päeva graafik. Nii, järgmise siis, et mida veel loenduses üldiselt välja tuleb, on kiirused. Ehk siis tavaliselt saab iga sellise loenduse kohta ka kiiruste jaotuse. Siin on toodud nüüd üks loendus maanteelt, üks tänavalt. Ehk siis tavaliselt on siis niimoodi, et see kiirus jaotub täpselt nii, et see tipp jääb kuhugi sinna lubatud piirkiiruse juurde. Ja siis töös ongi oluline see, et kui nüüd see tipp jääb lubatud piirkiirusest kas siis kõrgemale või oluliselt madalamale, siis ilmselt tuleb märgid natuke üle vaadata. Võib-olla seal on mingi probleem, miks ei sõideta kiiremini, võib-olla mingi põhjus, miks just sõidetakse kiiremini kui lubatud, et kas peaks siis mingi muu asja sinna tekitama. Siis see, et päevased kõikumised, et oluline on ka see, et kuidas tegelikult nädala jooksul liiklus muutub. Et siin on ka ühe loenduspunkti nädal, et ongi, et nädalavahetusel oli tipptunde. Mõnes kohas on näiteks nii, et kus enamik liiklusi on seotud inimeste tööl käimisega, siis nädalavahetusel on üldse hästi madal liiklus. Et see on oluline selle jaoks, et kui igasugust liiklusloendust planeerida, siis kõige tavalisem on see, et hea tulemuse saab, kui lugeda teisipäeval, kolmapäeval või neljapäeval. Mõnikord ei ole alati võimalik, näiteks, et ongi, et on vaja mingeid numbreid hästi kiiresti, siis saab lugeda muudel päevadel ja arvestada seda, et teised päevad on kõik natukene isemoodi. Et reede õhtune tipptund
teistest kõrgem, esmaspäeva hommik on teistmoodi, et sealt tulevad igasugused muutused sisse. Loomulikult see, et kui me räägime aasta keskmisest, siis me võtame selle ühe nädala ja siis teisendame sellel, kus ta siis sellisel graafikul on aasta peale. See nüüd on eelmise aasta graafik ja eelmine aasta oli väga eriline aasta, et kui oleks teinud liiklusloendust seal kusagil märtsi teisel poolel, oleks saanud väga väiksed numbrid. Samas aga mõnes kohas, kui tuli need esimesed avanemishetked, siis olid hästi suured numbrid. Et kui me tasandame kõik selle aasta keskmisele, siis on meil erinevad kohad nüüd võrreldavad. Küsimus on selles, et selle aasta keskmiseks teisendamiseks on meil vaja seda graafikut, mis kirjeldaks ainult antud kohta võimalikult hästi. Ja Transpordiametil on olemas püsilahenduspunktid. Kaardi peal kõik need sinised täpikesed. Ja kuna meil on ikkagi kohalikul omavalitsusele suunatud seminar, siis punasega on sellised omavalitsused, mille territooriumile ei jää mitte ühtegi Transpordiameti püsilahenduspunkti. Täpselt statsionaarsed punktid, siin on ka perioodilised lahenduspunktid. Et loomulikult saared, siin Vormsi ja Kihnu ja Ruhnu, et sinna ei ole rajatud, aga siin on ka täitsa suured vallad, siin Raasiku ja Anija ja Viru-Nigula, kus siis ka ei ole. Mis tähendab seda, et nende puhul tuleb see pidev andmestik võtta kusagilt kaugemalt, mida kaugemalt võtta, seda suurema tõenäosus, et see number, mis tuleb, on ebatäpsem. Ehk siis selliste ohtudega tuleb arvestada. Muidugi on olemas alternatiiv, et nii meie kui ka teised pakkud on paigaldanud kiirustabloosid ja meie oleme siis valinud sellised tablood, mis ka jätavad meelde, kui palju autost mööda sõitis, et temaga ei saa küll niimoodi sõiduki klasse kätte nagu voolikloendusega, aga kui meil on vaja teha samas piirkonnas näiteks liiklusuuringut, siis on väga hea, kui on olemas selline aastajaotus, eriti just näiteks seis, kui püsilahenduspunkt asub kõrval riigimaanteel, kus liiklus võib olla hoopis teistsuguse aastase iseloomuga. Siis kui meil on käes need numbrid, et meil on mingisugune päeva keskmine, nädala keskmine, aasta keskmine, tipptunnid, siis ehituses on oluline see, et meil oleks nad täpselt nii, nagu meie see eesmärk ette näeb. Ehk siis, kui me tahame teada läbilaskevõimet, kui lai tuleb tee teha, millise kuju peal on ristmik, kas sobib tavaline ristmik või tuleb teha ringristmik, siis ongi oluline see, et kui palju on liiklust üldiselt aastas, ehk siis ja millise jaotusega, ehk siis vastavalt sellele projekteeritakse katend, just mis ma eelnevalt mainisin, normteljed on olulised, ehk siis raske liiklus on oluliselt suurema kaaluga sõiduautoliiklus. Teistpidi jälle ristmiku läbilaskevõime puhul, kuna sõiduautod on ikkagi moodustavad enamuse, siis on just oluline see, et kuidas erinevad liiklussuunad omavahel kokku lähevad. Et kui palju sooritatakse vasakpööreid. Siin on üks näide ühest ringristmikust, mis oli küll tegelikult planeeringuga raames uuritud, aga just see, et kus on siis on näha, et tegelikult on olemas aasta keskmisena on see jaotus ühesugune, aga hommikuste tipptunnil on tegelikult hoopis teistsugused põhilised jaotused. Autodele loomulikult saab lugeda ka muid liiklejaid. Et siin on siis näide sellest, mismoodi me tegime video pealt lahendust, ehk siis on siis automaattuvastusega ära lugeda inimesed ja jalgrattad. Ja siis selle põhjal saab siis ka hinnata, kui palju on vaja jalakäijatel luua ülekäigu võimalusi. Kas piisab ülekäigu kohast, kas vaja on ülekäigu rada või peab tunnelini välja minema. Selles mõttes, et ka neid on võimalik üle lugeda. Olemas ka automaatseadmed, mis siis kasutavad infrapuna, radarit, et sellest on väga palju erinevaid võimalusi. Ja nende lugemine ka kindlasti tuleb kasuks. Nii, eelmine planeeringut, ehk siis kui meil on olemas liiklusloendusest tänane olukord, ehk siis kui palju praegu sõidetakse, kui küsimus, et aga kui me teeme midagi teistmoodi, mis siis juhtub? See on näide ühest detailplaneeringu liiklusuuringust, kus teemaks see, et kui ehitada uus tee,
mis siis teedevõrgus juhtub? Täpsemalt siis ongi, et teeme liiklusmudeli, kus me arvestame seda, et kus inimesed käivad, inimesed sõidavad kodust tööle, kooli, poodi. Ja siis, kui neile tekib uus tee, mis on siis kas lühem või siis saab seda kiiremini läbida, et kuidas siis see liiklus peaks ümber paiknema. Ehk siis antud juhul ongi kaardi pealt näha, et uuele teele lisandub 100% liiklust, sest enne seal teed ei olnudki. Aga siis mujalt järjest läheb vähemaks ja siis selle järgi võib ka arvestama, et kuidas siis tekib selle uue tee ristmikel, näiteks läbilaskevõime küsimus, kuidas seda uuel teel peaks planeerima katendit. Mismoodi see mudeli see suurem pilt ka välja näeb, et kuigi me võiksime võtta need kohalikud üksikud teed sealt ümber, siis tegelikult peame arvestama seda, et tegemist on valla keskusega. Ehk siis me arvestame sisse kogu valla inimeste liikumise valla keskusesse ja samuti ka valla inimeste liikumise lähimasse suuremasse kohta. Siis antud juhul siis on võetud suund Tallinna poole. Nii, ja siis veel selline teema nagu transiitliiklus, mida siis on ka riiklikult siin toetatud transiite meetmega. Ja seal on ka erinevaid võimalusi, et antud juhul on siis toodud näide siis Võru linnast, kus me kasutasime ristmikul videoloendust, et määrata pöördesuunad. Samamoodi kasutasin ka numbrituvastuse kaameraid, ehk siis kaamera ühes kohas ja teises kohas. Ja siis saab ära hinnata, et kui palju liiklusest sõitis otse läbi ja ka seda, et kui palju võttis läbiliikumine aega. Ehk siis näiteks, kas veoauto tegi ka asulas mingisuguse peatuse või siis kasutas seda lihtsalt puhtalt läbisõiduks. Ja kokkuvõtlikult ongi see, et igal eesmärgile on iseenesest sobiv loendus olemas. Et kui tahame pidevat ülevaadet, on võimalik ehitada püsiloenduspunkt või paigaldada kiirustabloo. Püsiloenduspunkt annab iseenesest täiuslikuma pildi, kuna saab kätte ka sõidukite klassid detailsemalt, et lisaks sellele kolmesele jaotusele, mida kasutab riiklik teeregister, on olemas võimalus kasutada veel ka näiteks on 10 ja 13 klassiga, siis raske liiklus on detailsemalt jaotatud. Aga saab paigaldada ka kiirustabloo, mis siis kõigil tootjatel seda varianti küll ei ole, aga üldiselt, mis me oleme pakkunud nendele ikkagi olemas, et salvestab kogu liikuva liikluse. Kui on huvi ainult kiiruste vastu, saab kasutada radarloendust, kui tahta klassi ja kiirusi, meil on voolikut, pöördeliikluse saab üldiselt ainult video pealt. Kergliiklejatega jällegi radar ja video ja siis transiitliiklusega võimalik kasutada numbrituvastust. Ja loomulikult, kui on mingi väga spetsiifilisem probleem, siis saab alati meie käest küsida, et kui me ei oska päris ise teha või meil ei ole vastavad seadmed, siis meil on välisriikides kontakte piisavalt, et küll me mingi lahenduse ikka leiame. Nii, ja sellega ongi siis kõik, et loodetavasti oli arusaadav. Kui midagi ei segaseks, eks siis küsige, kas siis praegu või siis hiljem. Aitäh, Tanel. Et ka jah, et kas kellegi on kiire küsimus siin küsida. Nii, aga tundub, et liigume edasi. Järgmine siis Märt Puust. Märt, oled sa siin olemas? Märt räägib siis meile, kuidas siis talvisel teehooldel igasuguseid tehnoloogilisi lahendusi kasutada, mis võimaldavad siis rahakasutust täpsemalt kontrollida ja hallata ka teeolusid. Märt, ole hea. Aitäh. Tervist kõigile. Räägin siis tellija abivahenditest talvisel teehooldel. Räägin seda peamiselt meie viimase aasta kogemuste baasil, sest oleme teinud oma lahenduste arendamisel just viimasel aastal suuri samme edasi ja seda eeskätt siis koostöös ka Tallinna linnaga, kes käivitas ühe huvitava projekti. See taustapilt on ka praegu Tallinna linnast, ma loodan, et on näha see pilt.
Jah, on. Taivo, on olemas, jah. Et alustasime siis sügisel ühe arendusprojektiga ja selleks kevadeks meil sai üks päris põnev seadmete võrk üles ja see kasvatab meie võimekus siis anda täppisprognoose teedevõrgule ja just tee-ilma spetsiifilisi prognoose. Siin on üks väike vidin posti otsas, see on väga võimekas seade ja see annab meile olulist informatsiooni teede tänavate kohta. No, me kõik põrkume talvel suurte probleemide otsa, kui ilm muutub järsult külmemaks, lumisemaks, üleminekud on tavaliselt rasked ja tuleb tunnistada, et viimaste aastate jooksul on olnud talved pehmed ja võib-olla tähelepanu selliste talihoolde vahendite vastu on olnud natukene tagasihoidlikum, aga nüüd see viimane talv näitas, et meie regioonis on ikkagi võivad talved olla päris korralikud ja kui siis ei ole meie teehaldajatena või hooldajatena valmis või siis kodanikud liigeldes selleks valmis, siis paratamatult tekivad suured kahjud nii taristule kui ka sõidukitele, inimestele endile, nii et eks meie üks eesmärke on siis neid talviseid liikluskahjusid vähendada, nii inimkahjusid kui ka varalisi kahjusid. Ja selleks me oma ideid ja projekte püüame realiseerida. Me siis läksime Tallinnasse Tallinna Innovation konkursile ja pakkusime tee-ilma prognoosi pilootprojekti ja see sai positiivse vastuvõtu. Kuna me tegelikult oleme Tallinnas ennem natukene oma ideid tutvustanud ja me teadsime, et nii kommunaalvaldkonnas tegutsevatel ettevõtetel kui Tallinna enda ametkondadel on huvi sellise informatsiooni vastu, et just seda teede hooldust talvel teha täpsemaks, õigeaegsemaks ja parema kvaliteediga. Ja meil selle projekti raames siis õnnestus osaleda konkursil edukalt ja saada väikese rahatoetus, millega me siis arendasime oma uut nutikat andmekogumise süsteemi ja just eesmärgiga siis selle baasil laiendada oma prognoosimise võimekust ka linnadesse. Et täna seni me tegutsesime riigimaanteedel juba 5 aastat, aga linnades me seni väga palju teinud ei olnud. Ja mida me siis pakkusime Tallinnale ja pakume ka teistele teehooldajatele on see, et me suudame käivitada teespetsiifilisi prognoose igasugustele teelõikudele, kus meil on mingisuguseid baasandmeid saada. Et siin vasakul pool tabelis on näha sellised ilmajaama tüüpilised andmed, mida me täna kogume, näiteks õhutemperatuur, teetemperatuur, kastepunkti temperatuur. Ja kui meil sellised andmed on kogutud, siis me selle baasil suudame juba prognoosida järgmisteks tundideks väga palju täiendavaid andmeid. Näiteks milline on teeseis, kas tuleb sademeid, milliseid sademeid tuleb, kui intensiivne on sadu, kui tugev tuul on, kas nähtavus on hea või halb. Kõik see, mis siis mõjutab liiklemistingimusi ja see, mis ühelt poolt sunnib siis teehooldajaid valmis panema oma tegevusi, aga teiselt poolt on selle abil võimalik ka loomulikult liiklejatele teateid anda, soovitusi anda, kas minna välja, mitte minna, lükata sõit edasi. Ja selleks me siis lõime Tallinnas ka seirevõrgu, mis kogub meile neid vajalikke andmeid, et me suudaks sellist täppisprognoosi teha. Ja need andmed jõuavad siis kõik veebilehtedele, kust on neid võimalik vaadata ja neid on võimalik ka siis tekitada nendest kättesaadavus mingitele teistele süsteemidele, et kui näiteks omavalitsustel on olemas mingid oma juhtimissüsteemid või hooldajatel oma teesõidukite seiresüsteemid, siis ka nendesse on võimalik tekitada ligipääse nendele andmetele, et andmeid siis kompleksselt analüüsida.
Aga meil on muidugi oma rakendused ja lahendused olemas ja seni on meie teenuseid hästi vastu võetud. Kui me pakume prognoose, siis on alati küsimus ka prognooside kvaliteedis ja selles osas me paneme rõhku tõesti, et saaks prognoosid, mille me tulevikku ennustame, oleksid võimalikult täpsed ja kontrollitud ja selleks me siis teeme andmete võrdlust ja valideerimist. Siin on näha siis erinevate prognoosmudelite võrdlustulemused, et sellist seiret me teeme ja selle põhjal me saame siis avastada ka kas jaamade andmetes vigu või siis ka näiteks prognoosi täpsustes parandamist vajavaid kohti. Aga Tallinnas me siis selle pilootprojekti raames pakkusime välja igasse linnaossa 2 mõõtmispunkti, mis tähendab, et 8 linnaosa peale me ehitasime siis 16 jaamast koosneva andmekogumisvõrgu, nii et väikse linna kohta suhteliselt hea tihe võrk ja Tallinnal oli ka endal olemas olev mõõtmispunktide võrk, nii et kokku on juba täna Tallinnas circa 30 mõõtepunkti ja selle baasil saab päris hea ülevaate ja saab juba täitsa kvaliteetset prognoosi teha. Aga selle projekti raames me tegime ka siis innovatiivseid arendustegevusi, et luua siis selline väga nutikas, tark, energiasäästlik andmekogumissüsteem, kus me siis täna iga 10 minuti tagant siis baasilma andmed kokku kogume, mis on siis vajalikuks sisendiks meie prognoosisüsteemile. Siin on näha all siis kõik need jaamad, mis meil Tallinnasse, mis me paigaldasime ja siis nüüd siin üks väike videoklipp näitab seda, kuidas siis üks sellise jaama paigaldus käib. Et me oleme suutelised siis selle jaama püsti panema 1-2 tunniga ja sealt hakkab meile siis iga 10 minuti tagant andmeid tulema ja see jaam ei vaja elektrit. Tal on oma sidelahendus, väga efektiivne ja sealt juba paari tunni pärast meil andmed süsteemi jooksevad ja veel paari tunni pärast on meil võimalik siis konkreetne teelõik varustada prognoosandmetega ja just teespetsiifiliste prognoosandmetega, millised saavad olema teetemperatuurid, teeseisud järgmise 48 tunni jooksul. Nüüd kogu see info jookseb kokku olemasolevasse veebikeskkonda aadressiga ticktail.ee ja selle võlu on see, et me nüüd, kui me need andmed siia kokku kogume, siis me saame siin vaadata edasi nii ajalugu kui tulevikku. Meil on seal kaardi all siuke väike nupp, mida me saame nihutada siis vasakule ehk ajalukku ja paremale ehk tulevikku, nii et väga mugavalt on kõik andmed sul ühes kohas ja lisaks see, et sul on võimalik tekitada informatsiooni ka vajadusel naaberjaamadest, näiteks teie piiri taga on ka mõni jaam, mitte otse teie piirkonnas, aga kui on piirkonnad omavahel kokku leppinud, siin on näiteks siis Viimsi vallas on 4 automaatjaama juba täna, Viimsi vald saab kasutada Tallinna andmeid ja Tallinn vastupidi näeb Viimsi jaamade kaudu, mis on põhja poolt tulemas, sest ega ilm ju halduspiire ei küsi. Nii et seetõttu selline mugav keskkond, kus andmed ühel kujul on nähtavad ja loetavad, see peaks andma sellise päris hea ülevaade ilma muutuste kohta. Ja lisaks me teeme siis integratsiooni juba olemasolevate süsteemidega, kui näiteks omavalitsusel on olemas oma mõõtepunktide võrk, oma kaamerate võrk, veel mingisugused vajalikud andmed, siis näiteks siin Tallinna linna puhul siis integreerisime Tallinna ristmike kaamerad ja siit on võimalik siis ka ajaloos vaadata, millised olid situatsioonid. Siin on antud näitel siis 15. mail oli küllalt tugev vihmasadu Tallinnas ja siit oli päris hästi näha, millal tekkisid siis suuremad veekogunemised ja millal nendest siis jagu saadi või olukord nagu normaliseerus. Nii et kui nüüd siuke põhipunktid välja tuua, mis see teenus, mida me täna siis omavalitsustele pakume nende baasjaamade baasil, et me siis pakume juba sellist täiskompleksset teenust, kus me ise rajame võrgu, ise hooldame, ise aitame paigaldada, tuua, vastutame säilivuse eest, garantii anname neile, et omavalitsusel ei peaks olema muret sellega, et kuhu mida täpselt panna, kes ostab, millal ostan, kuidas ma hanget korraldan, mis tingimused ma panen, et see on kõik meie mure.
me ise paneme nad püsti, ise tagame nende töö, tagame andmete kättesaadavuse ja selle rajamise kiirus on kindlasti üks suur pluss, et see ei võta väga kaua aega, nagu me seal pildi peal ka nägime. Ja me saame ka selle rajamisel teha kiirelt muudatusi. Kui on vaja uut kohta panna, teeme selle kas uue jaamaga või tõstame mõne seadme ümber. Need on väga paindlikud ja kiired lihtsad lahendused. Siis meil on väga tugev mudelennustusvõimekus. Kindlasti siin Põhjamaades üks tugevamaid, me kasutame siin Põhjamaade suuremate ilmateenistuste alusandmeid ja teeme selle baasil siis täppist ilma prognoosi. Ja muidugi mugav veebikeskkond kõikide nende andmete vaatlemiseks, et ei pea ka sellist asja ise looma hakkama, teeme kättesaadavaks kuutasu põhjal ja vaatate. Ja selle tulemusel teehooldus peaks minema täpsemaks. Hooldekulusid on võimalik vähendada, sellepärast et tehakse just siis, kui on tarvis ja kui palju ja mis meetodeid on tarvis. Laiem eesmärk, jõuame kiiremini ohtlikesse kohtadesse ja parandame seeläbi liiklusohutust ja tänu sellele, et kasutame ka optimaalset soola, siis on võimalik ka vähendada keskkonnamõju, kahjulikke mõjusid. Ja kõik see informatsioon on võimalik läbi siis juba omavalitsuse enda kanalite viia teekasutajateni, elanikeni, et ka nemad oleksid teadlikud ja läheksid välja ainult siis, kui ilm on hea ja sõidetavus on hea ja püsiksid pigem kodus, kui on raskemad tingimused tulemas. Mida me veel teeme, on võimalik siis kasutada ka mobiilsed sensorid, me oleme paigaldanud neid täna linnade vahelitele bussidele, aga praegu plaanime ka juba Tallinna linnatranspordiga ühe anduri paigaldamist Tallinna linnabussile, ehk kohalikud bussid, mis liiguvad kindlatel marsruutidel väga tihedasti, sealt on võimalik ka sarnaste ilmajaama andmete saamine selliste mobiilsete sensoritega väga tihedasti. Meil on ka näiteks pandud riigiteedel hooldejärelevalve autodele sellised seadmed, aga need võivad teha kontrolle teedel ja mõõta siis teeolusid mobiilselt iga sekundi tagant väga täpselt. Siis kellele meeldib klassikaline pidurdamine, selleks on meil olemas erinevad seadmed ja lahendused, et kontrollida haarduvust, teehaarduvust pidurdamisega ja saada siis kareduse väärtusi. Neid seadmeid me oleme siin hiljaaegu just testinud erinevaid lahendusi, mobiilläppe kui spetsiaalseid lahendusi ja võrrelnud neid siis ka pidevmõõteseadmetega. Nii et on võimalik ka autoga mõõta ja auto andmeid siis edasi integreerida sinna sama veebikeskkonda, kus siis on ülevaade nii püsipunktidest kui ka siis nendest liikuvatest punktidest. Ja täna me pakume teenust siis juba nii Eestis kui Eestist väljaspool, meil on kõik riigiteede hooldajad, me laieneme vaikselt omavalitsuste piirkondadesse ja oleme siin astunud ka juba riigist väljapoole Lätti, Leetu ja teeme ka Hyundai Motorspordiga sarnaseid koostööprojekte. Väga hea meel on see, et meid on vastu võetud hästi hiljaaegu Tartus, me arendame Tartusse praegu sarnast mõõtepunktide võrku, oleme valinud välja 20 kohta, kus võiks potentsiaalselt Tartus olla mõõtepunktid ja loodame, et siis leiame lahenduse, kuidas need mõõtepunktid juba enne seda talve oleks siis paigaldatud teedele. Ja oleme rääkinud ka Rakvere linnaga ja ka sealt on positiivne vastuvõtt, nii et me hea meelega ootame uusi linnu oma partneriteks, et teha sellist andmekogumist ja selle peale siis juba täppisprognoosi. Muidugi on meil olemas endal päris tõsine tööriist ka professionaalidele, nii et kellel ütleme sellist, et põhiandmetest väheks jääb, siis nende jaoks meil on pakkuda siis väga palju andmekihte ja tõsist analüüsi tööriista. Aga seda tavaliselt on see põhivajadus ikkagi hooldajatel, kes vastutavad siis tee seisundinõuete täitmise eest tööpäevaringselt. Et nemad jälgivad siis selliseid töövahendeid, kus on siis kõik integreeritud ühte kohta. Ja tegelikult ega probleem ei ole meil ainult talvedes, üha enam tekib üleujutusi, tõsiseid tuuli ja torme.
kliimamuutused avaldavad ikka järjest enam mõju, nii et sellised informatsioonid, mida me kogume ja mida me prognoosime, aitavad siis ka sellistele ohuolukordadeks paremini valmistuda, elanikke hoiatada ja olla sellisteks olukordadeks valmis ja vajadusel siis näha ette ka mingisugused taristu uuendamistööd, et hakkama saada selliste olukordadega nagu siin pildil. Nii et praegu on õige aeg mõelda juba talvele ja me oleme avatud igasugustele ettepanekutele ja meelega teeme oma projekti katsetusi ja leiame koostöövõimalusi teiega. Aitäh, Märt, väga hea ülevaate eest. Jällegi küsin, et kas on küsimusi? Küsimusi võite kirjutada ka chati, et siis saame need pärast ettekannet ette lugeda. Nii, praegu ei näe. Timo, sa oled valmis, ma näen. Jah, tervist. Järelevalve osakonna juhataja ja Timo räägib siis sellest omaniku järelevalve rollist ja kogemustest, siis, mis on olnud siis ehitusobjektidel. Ole hea. Ja, tere ka minu poolt, et mina olen Timo Tsefels, järelevalve osakonna juhataja ja olen siis teede ehituse ja järelevalvega tegelenud siin juba üle 20 aasta. Ja et kuidas siis anda 10 minuti jooksul hea ülevaade, et mida siis endast teedeehituse järelevalve kujutab ja siis ma otsustasin, et ma teen sellise valimi põnevamatest teemadest, millega me oleme kokku puutunud, kas siis järelevalvet tehes või siis ütleme juba valminud objektile kvaliteedihinnangut andes. Ja esimene sihuke võib-olla ongi kõige põnevam ja isegi võib-olla ka sihuke kõige nahaalsem teema, millega me siin oleme nüüd viimasel ajal kokku puutunud, on asfalteerimisest, et kulumiskihi segu, millele oli projektis ette antud siis täitematerjalina tarkkivi kasutamise nõue. Ja sama oli ka tellija ja järelevalvega kooskõlastatud retseptis, et kasutatakse tarkkivi. Ja tekkis siis kahtlus, et tegelikkuses pandi sinna segusse settekivimeid. Ja meie käisimegi siis seal koha peal ja võtsime proovid ja viisime laborisse ja ekstraheerisime sealt täitematerjali välja. Ja selguski, et tarkkivimi asemel oli siis 100% settekivimeid kasutatud, aga settekivimid siis ei kannata üldse soolasid. Ja see tee oli siis soolatatav riigitee, koos siis mingite parklate ja asjadega. Ja siin all on siis pildi peal on näha, mis juhtub settekivimiga, kui ta puutub kokku sooladega. Et seal on siis, kas äkki oli 9 külmumistsükli tagajärjel on põhimõtteliselt kogu see settekivim purunenud. Et sellest tulenevalt ikkagi tuleb nagu jälgida ja katsetada, et kindlasti kasutatakse soolatatavatel teedel kulumiskihis või siis ülemises asfaldikihis tarkkivimeid. Et seal siis ilmselt on vaja kogu see tee ülesse võtta ja uuesti asfalteerida. Siis edasi on sihuke põnev ja siin siis pöördus töövõtja meie poole ja soovis saada hinnangut siis projektile, et see objekt sai siin paar aastat tagasi valmis ja oli vist äkki ühe talve avatud ja siis hakkasid siin sillutusplaadid lagunema. Ja tellija oli siis seal seisukohal, et see on nagu töövõtja risk ja töövõtja on siis oma tööd valesti teinud ja valesti ehitanud. Aga siin me siis jõudsime lõpuks järeldusele, et see kasutatud sillutusplaadid, et need ei sobinudki üldse kasutamiseks sellises kohas. Et seal ei olnud koormuspiiranguid ja konstruktsioonis ei olnud seal sillutusplaatide all ka mitte betoon, vaid oli tavaline killustik alus. Ja ütleme, et need nõuded sellistele lahendustele on kenasti Soome normides välja toodud ja sihuke rusikareegel siis, mis nendel plaatidel on, et plaatide külje ja paksuse suhe peaks siis olema 3 või alla 3.
või siis vastasel juhul peab olema juba väga korralik betoonalus sinna alla tehtud ja sillutusplaadid siis sinna peale kinnitatud. Et seda on ka igal juhul oleks nagu mõistlik juba enne ehitustöid võib-olla korra üle kontrollida, kui on selliste lahenduste kasutamine käsil. Siis edasi killustikalustest, et see on nüüd ka siis juba valminud objektile hinnangu andmine või siis kvaliteedi kontrollimine ja siin siis sai tehtud pistelist kontrolli kandevõime mõõtmise näol juba olemasolevalt või valmis siis konstruktsioonilt ja nõrgematest kohtadest siis kaevasime lahti ja vaatasime, et kas siis konstruktsioonikihid vastavad projektile või mitte. Ja antud kohas siis nägi ette, et projekti järgi oleks pidanud olema killustikkihi paksus 20 sentimeetrit, tegelikult oli paigaldatud 10 sentimeetrit, et poole õhemalt, kui siis oleks pidanud paigaldama. Et iseenesest, kui nüüd on projekteerijaga siuksed asjad kokku lepitud ja võib-olla on siis esialgselt projektis üledimensioneeritud konstruktsioonilahendus, siis on sellised muudatused muidugi võimalikud aga need siis peaks olema kenasti protokollitud ja erinevate osapoolte vahel kokku lepitud. Siis veel üks siuke põnevam teema on tähispostide paigaldamisest, et juhtus siis selline asi, et garantii ülevaatust tehes olid postid viltu vajunud ja siis sai neid poste seal sikutatud ja postid tulid lihtsalt maa seest välja. Ja selgus siis, et need töömehed, kes neid poste seal olid paigaldanud, et nendel siis ilmselt kas aeg pressis tagant ja oli nagu tehniliselt keeruline neid nõuete järgselt paigaldada, et olid siis lõiganud postide alumises otsas olevad need ankruosad küljest ära, olid need visanud sinna auku ja olid siis lihtsalt tähispostid paigaldanud maasse. Ja kusjuures seda oli nagu tehtud kilomeetreid. Et täiesti arusaamatu nagu viga, et selline asi ei saa kesta, et oligi vist 2 aastat nüüd möödas ja nüüd olid postid juba nii viltu, aga samas töövõtja sai aru ja nüüd tegi kogu selle töö uuesti. Siis edasi, see on nüüd ka päris omapärane nagu viga. Ma ei saagi aru, et seal ilmselt siis vist järelevalvet juures ei olnud selle töö tegemise juures. Aga ka projekti järgselt oleks pidanud sillutusplaatidel olema killustik alus paksusega 20 sentimeetrit ja kandevõime selles kohas oli 2-3 korda nõrgem, kui ta oleks pidanud olema ja lahti kaevates siis selgus, et killustik alus oli täiesti ära jäetud, et seda polnud üldse ehitatudki. Et see näitab, miks peab olema järelevalve kindlasti iga päev objekti peal ja kõik konstruktsioonikihid tuleks vastu võtta. Nüüd edasi üks meie enda objekti peal siuke väga omapärane lugu jälle, et objektil oli paigaldatud kilomeetreid ulukitara ja siis oli seal võsa sees oli üks siuke koht, kus oli siis ilmselt keeruline ühendada selle olemasoleva aiaga ja töövõtja, kes siis seda tööd teostas, jättis selle lihtsalt ühendamata ja ei informeerinud sellest ei järelevalvet ega peatöövõtjat ega ka tellijat. Ja kuidagi läks nii, et see objekt sai vastu võetud ilma, et oleks siis seda kohta üles leidnud ja lõpuks siis täiesti suvalise pildistamise käigus leidsime siukse koha ülesse. Ja alltöövõtjal oli siis nii palju jultumust, et ta ütles, et töö on juba järelevalvele üle antud ja tema enam ei vastuta selle töö eest. Et õnneks oli küll peatöövõtja nagu mõistlik ja tegi selle koha ära, aga et selles mõttes, et kuidas on inimesel nagu mõistust jätta siuke koht ühendamata, et koondame kõik loomad ühte võssa, kus nad saaksid siis järjest tee peale joosta, et väga arusaamatu käitumine. Edasi üsna tavaline teedeehituslik viga või probleem, et kui ehitatakse teid poolpoolega ja need olemasolevad muldkehad on kitsad ja ehitatakse liikluse all, siis juhtub tihtilugu, kui on vaja ka osaliselt välja vahetada olemasolevat muldkeha, siis ehituse käigus jäetakse keskele vall ja on ka nii, et seda töövõtjad ei taha seda ära võtta, et kui te
vaatate siin, siis on ka geotekstiil, killustik, treenkiht ja siis geotekstiil kukub siia telje peale juba selle välja kaevamata osa peale ja siis jääb ta tähelepanuta sinna alla. Et jällegi, et teetelje peal iseenesest on ta teekonstruktsiooni üks kõige nõrgemaid kohti, et seal on kattepuugid, vesi võib pääseda alla alumistesse kihtidesse ja väga oluline jälle järelevalve poolt jälgida, et sealt oleks kõik see mittesobilik pinnas välja kaevatud. Et seda on juhtunud jah mitmetel objektidel meil. Siis järgmine vähe projekteerimist puudutav teema on ka paaril korral tulnud esile, et nimelt on meil siis ehitamise käigus selgunud, et me ei suuda välja kaevata siis õigele kõrgusele, kuigi teeme nagu kõike projekti järgi, aga vajalikud konstruktsioonikihid jäävad välja kaevamata. Ja kus siis see probleem on, et tihtilugu on nii, et kui hakatakse teed projekteerima, siis geodeetilised mõõdistused teostatakse talvel. Aga talvel, kui on muldkehad üle niiskunud ja külmunud, siis nad on circa seal 3-4 sentimeetrit kõrgemal kui suvel. Ja siis ongi, et teeprojekt on valmis tehtud, siis nende talviste mõõtmiste põhjal suveks on kogu konstruktsioon alla vajunud ja kui kaevama hakatakse, ei jõuta õige põhja peale ja pluss siis pärast on vaja veel täiendavalt täitematerjale kasutada, et jõuda siis selle projektse punase jooneni. Et alati on mõistlik, et kui see risk on ja on võimalik välja selgitada, millal siis geodeetilised mõõtmised on teostatud, et teha enne töödega alustamist väike kontroll kattepinnal, et kas ollakse õiges kõrguses või on muldkeha alla vajunud. Siis edasi jälle sihuke üsna alatu käitumine töövõtja poolt. Et on üritatud siis mahasõitu ehitada kasvupinnase peale ja mulda siis alt eemaldamata. Et ülemiselt pildilt on ka näha, et on juba mahasõiduraadiused välja märgitud, aga siin on näha, et on kasvupinnast eemaldamata. Et jälle väga oluline, et kui ei oleks järelevalve objekti peal olnud seda tähele pannud, siis oleks jäänud see kasvupinnas sinna alla. Siis veel proovide võtmisest, et see on üks väga suur osa meie tööst, et just Transpordiameti objektidel on meil väga täpselt ära reguleeritud, kui palju, kust kohast, mis proove me peame võtma, et kõik konstruktsioonikihid, kõikidelt konstruktsioonikihtidelt siis alates muldkeha materjalidest kuni asfaltkatteni, et igalt poolt tuleb teatud intervalliga siis proove võtta ja viia siis erapooletusse laborisse. Ja mis on oluline siinkohal ka ära märkida, et see proovide transpordi kohustus on järelevalvel, et ainult nii me saame olla kindlad, et laborisse jõuab ka see proov, mis objekti pealt sai võetud. Et nagu seal esimesel slaidil oli näha, siis et isegi kui meil on kooskõlastatud konkreetsed retseptid, mis vastavad siis projektile, siis tegelikkuses võib olla seal hoopis midagi muud maas. Ja siin on muidugi Transpordiameti objektidel on üks nõue, et me peaksime asfaldi täitematerjale ja bituumenit siis katsetama asfalttehasest laoplatsilt võetud materjalidel. Aga ma ise nüüd sellega väga nõus ei ole, et ka just, et kui tagasi tulles selle esimese slaidini, siis see, et me sealt võtame proove ja viime laborisse ja neid katsetame, ei garanteeri meile seda, et objektile jõuavad samad materjalid. Et õnneks on nüüd nii, et töövõtjad küll apelleerivad selle peale, et kui võtta objektil asfaldist proov ja võtta sealt täitematerjalid välja, siis selle täitematerjalide keemilise töötlemise ja kuumutamise tulemusel siis muutuvad täitematerjalide omadused. Aga et kui me teeme petrograafiat ja vaatame, et kas seal sees on tardkivim või settekivim, siis kahjuks või õnneks ei ole me veel nii kaugel, et me suudaksime laboris keemiliselt muuta tardkivi settekivimiks või vastupidi. Aga jah, oluline igal juhul, et distsiplineerida töövõtjat igast konstruktsioonikihist võtta ja viia järelevalve poolt laborisse siis vajalik kogus proove. See annab meile ka kindlus, et kasutatud materjalid vastavad projektile ja on nõuete kohased.
Nii, siis veel natukene mõõtmistest. Et mul on siin toodud valim igasuguseid mõõtmisi, et millega me nagu igapäevaselt objektidel tegeleme, alates siin asfaltkatte temperatuuri mõõtmisest ja lõpetades siin postide tsingi kaitsekihi paksuse mõõtmisega. Ja kui te näete, siis siin on meil kasutusel ka igavene huvitav seade, millega me siis mõõdame betooni või siis armatuuri kaitsekihi paksust. Siin on üks huvitav pilt on siin all nurgas, et tavaliselt on probleem selles, et armeeringu kaitsekihi paksus on liiga väike, siis siin on pigem ta jäänud liiga kaugele. Et see on nüüd müraseina sokli elemendid ja neil on näha, et see toetuspind on siin hästi väike ja armeering on siin natuke sellest toetuspinnast eemal ja seega ei ole neil korralikku ühendust ja on murdnud siin kõik soklipaneelid ära, et seal läks mitukümmend paneeli läks vahetusse. Ja siin on et oleme veel isegi kaitsehüldse mõõtnud, et kas need ikkagi vastavad projektile, siis on stabiliseerimisel tsemendisisaldust vaja kontrollida ja ei saa salata, et isegi peame stabiliseerimisel kontrollima bituumenit, et kohale tulnud tsisterni laseme enne töö alustamist lahti teha ja kui töö on tehtud, siis vaatame, kas tsistern on tühi või ei ole. Et seal on ka ikkagi, kui me kilomeetreid seda tööd teeme, siis on seal päris suured rahad mängus ja igal juhul on vaja seda igapäevaselt kontrollida. Siis lisaks veel on alati mõistlik lasta järelevalvel või järelevalve kohustus oleks kontrollida ka muid tooteid, mis siis objektile saabuvad, et alates kaablitest ja geotekstiilidest ja geomembraanidest ja kuni siis seal äärekivideni ja sillutiskivideni välja, et see hea lihtne vaadata, et reeglina on ikkagi kõikidel nendel toodetel kas siis CE-märgised või siis mingid lipakad küljes, kus on siis ära toodud nende olulised tehnilised näitajad, et siis saab kontrollida seda projektiga ja kooskõlastatud materjalidega, et kas tulevad objektile sama tootja materjalid ja kas seal on siis need vajalikud nõuded täidetud. Ja lihtne on teha pilt ja panna see pilt siis lõpuks kaetud tööde akti juurde. Nii. Ja siis veel natukene hästi lühidalt toon välja siin ka olulisemad dokumendid, mis siis järelevalvetööd puudutavad, et suuresti on kõikide konstruktsioonikihtide lubatud älved kirjas tee ehitamise kvaliteedi nõuete määruses 101. Ja peaks ka tegelikult niimoodi olema, et kõik seal määruses välja toodud siis lubatud älved, et need on ka objektil erinevatel konstruktsioonikihtidel siis üles mõõdistatud ja dokumenteeritud ning lisatud kaetud tööde aktide lisadesse. Et meie oma tööd teeme nii, et me teostame kõiki neid mõõdistusi koos töövõtjatega ja siis ei ole kellelgi pärast seal vaielda nende tulemuste osas, et mõlemad osapooled allkirjastavad siis mõõtmistulemused ja nii on nagu hea lihtne juba ehitustööde käigus siis vastuolud või puudused likvideerida. Et ei peaks. Aeg. Ja, kiiresti ja siis veel põnev on see tee-ehitusmaterjalidele ja toodetele esitatavad nõuded on siis toodud määruse 74 lisa 1. Et seal on siis kõik vajalikud asjad, mis siis oleks vaja töövõtja poolt deklareerida, et see loetel on ära toodud põnev dokument. Ja mis veel igal juhul tasub nagu korra lahti teha, on Transpordiameti tee-ehitustööde kontroll ja vastuvõtutoimingute loetelu, et seal on siis kõik proovide võtmiste sagedused ja mõõtmiste sagedused ära toodud, et sealt kindlasti annaks nagu midagi võtta ka kohaliku omavalitsuse teedeehituse objektidele. Aga ma tänan teid, ma loodan, et olid põnevad pildid ja et oli huvitav kuulata. Aitäh! Aitäh, Timo! Et sind ütlen ka, kordan üle et usalda, aga kontrolli. Et see, mis Timo siin tõi, need näited on muidugi drastilised näited ja see igapäevaselt me ei pruugigi nendega kokku puutuda, aga et on. Kui ka väike osa on selliseid töövõtteid näiteks teie ehitataval objektil nagu kasutusel, siis on kindlasti nagu negatiivne mõju
töö tulemusele. Aga et seda saaks kontrollida, selleks on vaja nõuded sätestada lepingutesse, et juba eelnevalt, et oleks alus ka kontrollida, et mida siis taheti nagu lõpptulemusena saada. See on hästi oluline. Aga Henri, meie laboratooriumi juhataja räägib siis kohe nüüd siis materjalide vaates sellest, kuidas seda materjalide kontrolli siis teha. Ole hea. Aitäh. Tere, kas mind on näha kuulda? Ja, on. Väga hea. Olen siis Henri Frank Tehnokeskuses siis laborijuhataja. Tegeleme siis nii Tallinna laboris kui Viljandi laboris erinevate ehitusmaterjalide kontrollimisega ja alustuseks ütlen siis nii-öelda labori põhimõtte ära, et labor siis konstanteerib fakti, ehk siis meile toodud materjal, teeme sellele standardiseeritud katsed, saame väljastada siis selle kohta protokolli ja siis tee omanik, ehitaja või siis ka järelevalve saab nende protokollide alusel vaadata, kas kasutatud materjal on siis sobilik. Kellele me siis neid töid teeme? Esmalt siis tee omanikele, kas on omavalitsused, riigid, RMK-d, eraomanikud, teede infra ehitajad, kes soovivad siis enda kvaliteeti kontrollida, kaevandajad ehk siis erinevate liivade, killustike ja kruusade tootjad või siis ka importijad, kes toovad tartkivi killustikku enamasti siis Skandinaaviast sisse ja insenerteenuste osutajad, projekteerijad, kes siis geoloogilisi uuringuid läbi viivad, järelevalve, kes erinevatel objektidel kontrollib ja hiljem ka eksperdid, kes ekspertiise läbi viivad probleemide puhul. Teede lagunemine siis. On küsitud, et kas on paratamatus? Jah, sisuliselt, aga küsimus on, mis aja jooksul siis, millele ka siis Marek vihjes esimeses ettekandes, väga oluline, kas ta laguneb 2 aastaga, 5 aastaga, 10 aastaga või siis ka täitsa hiljem. Mida siis teha enne ehitamist, ehituse ajal ja peale valmimist? Pigem keskendun laboratoorsete katsete vaatele, aga natukene puudutan ka teisi eelkõnelejaid ja siis minu järgi tulevat Rometi ettekannet. Enne ehitamist kindlasti on suur rõhk projektil. Vajadusel saab projektil ekspertiisi teha, kas projekt on korrektselt tehtud. Kui ei ole eelnevalt projekti tehtud, siis mitmed omavalitsused on meie käest küsinud ka väiksemate tänavate kihtide paksuste määramist, et saaks niisugust kiiret projekti ehitajale ette anda, kui palju nad peavad asfaltsegu ära freesima, kui palju nad peavad killustikku vahetama. Ehk siis, et ehitaja saaks korrektse pakkumise teha, freesimine on kallis, väljavedu kallis. Seda saab siis väga kiirete lihtsate vahenditega enne teha. Ja seda saab ka teha väga vabalt talvel. Tallinnale tegime see talv üle 40 tänava siis puurisime läbi ja määrasime erinevate kihtide paksused. Kindlasti enne ehitamist on tähtis, et kasutatavatel materjalidel on selgelt väljendatud nõuded ja samuti ka ehitatavatele kihtidele, et hiljem saaks neid kontrollida. Ja enne ehitamist tuleks paika panna arusaadav kontroll siis ehitaja jaoks, ka tee omaniku jaoks ja panin ka nii-öelda trahvide süsteem. Eesmärk ei ole ilmselgelt trahvida, vaid eesmärk on siis motiveerida ehitajat korrektselt asju tegema, et ta teaks, kui tehakse valesti, mis siis juhtub. Ehitamise ajal tähtis on siis sõltumatu järelevalve kohalolu, nii nagu ka Timo mainis,
võib-olla mitte kõikidel töödel, aga kindlasti väga paljudel tähtsamatel töödel füüsiline kohalolu on väga vajalik. Korrektne dokumenteerimine nii ehitaja poole pealt, järelevalve poole pealt ja soovitan ka omanikul tihtipeale kohal olla. Ehitajat saab siis insener tehniliselt abistada, kui projekt on natuke üledimensioneeritud, saab koostöös mõelda võib-olla natukene paremaid, tihtipeale ka odavamaid lahendusi kasutada. Kindlasti ehitamise ajal tuleks vaadata, et niisugust sahkerdamist, millele Timo väga palju vihjas, et seda saaks minimeerida läbi järelevalve ja et kasutatakse õigeid ehitusmaterjale, proovijutt oleks korrektne ja katsetataks neid siis sõltumatult, mitte siis ka ehitaja enda laboris, vaid just sõltumatus laboris. Sõltumatuid laboreid Eestis on mitmeid. Ehitamise ajal veel järelevalvega välditav, ennetatav, mis Timo ka vihjas erinevatele kihipaksustele näiteks. Meid kutsuti kohale Ida-Eestisse omavalitsusele, kus järelevalvet ei olnud kergliiklustee ehitamisel. Lepingus oli kirjas, et 20 sentimeetrit peab killustikku olema, tuli välja, et tegelikult oli 7 ja ka killustikul olid kindlad tugevusnõuded. Katsetasime seda siis hiljem, ei vastanud need nõuded ja kasutatud oli liiga nõrka killustikku. Kahjuks, nagu pildi pealt näete, pidime siis uue tee katki lõikama ja seda järelkontrollina tegema. Seda muidugi saab teha, aga kõik tahaks ju seda vältida. Ja peale valmimist seal liiga palju ma peatu. Järgnev ettekanne Romet siis räägib, et kas tee sai tasane, tugev ja kihid õigete paksustega. Aga räägiks siis õigetest ehitusmaterjalidest. Kõik materjalid on õiged. Küsimus on, kus neid kasutada ja mis formeeringus. Nõuded peaksid olema määratud. Nõuded ei tohiks olla üledimensioneeritud just raha seisukohalt. Liiga häid, kalleid, kvaliteetseid materjale ei ole mõtet kasutada väiksematel teedel ja suurematel teedel, siis kindlasti tuleks kasutada kvaliteetseid materjale, mis vastu peaksid. Kontroll algab kindlasti järelevalvest, aga ehitaja peab siis teadma eelnevalt, et materjale kontrollitakse sõltumatult ja see on läbi aastate näha, et see motiveerib, kui ka siin Transpordiametil, endise nimetusega Maanteeametil, siis aastaid tagasi tekkisid suured probleemid erinevate objektidega ja vana süsteem circa 10 aastat tagasi oli selline, kus ehitaja siis võttis proovid ise, viis sinna laborisse, kus ta ise soovis ja siis edastati need tulemused Maanteeametile. Aga tuli välja, et kohati mõned ehitajad võtsid küll proovid, aga need proovid ei jõudnud laborisse ja laborisse jõudsid hoopis kuskilt riiulist võetud proovid. Alati on küsimus, et kui palju siin labori katsetused maksavad ja mida on mõtet katsetada, aga ka juba 500 eurone investeering, sellega saab väga palju materjale ära kontrollida, mis tagaks siis niisuguse hingerahu ja kindlasti ka auguvabama tee aastateks. Näited objektidelt, siis Timol oli väga karm näide, kus pealmises kihis kasutati 100% meie paekivi tartkivi asemel, aga käisime ka ühel objektil siis nagu pildilt näha puurimas, kus pealmises kihis kasutati circa 10% paekivi, kuigi tegelikult pidi täielikult kasutama tartkivi. Objekt oli 2 aastat vana ja objekti peale olid tekkinud täiesti suvalistesse kohtadesse lihtsalt väikesed augukesed, kus siis see 10% lubjakivi oli saanud soola, ära lagunenud ja väike auk tekkinud. Veel tee täitsa katki ei olnud, aga sisuliselt varsti paari aasta pärast on see objekt kasutuskõlbmatu ja kogu objekt tuleb üles freesida.
Kindlasti saab ka silmaga hinnata erinevat asfaldi kvaliteeti ja just siis, kui vihma on sadanud ja vaikselt hakkab ära kuivama. Täiesti klassikaline näide, kus siis asfalt on maha pandud, tundub sile, kõik on musta värvi, kõik on hea ja ilus, aga mõni külm koht või segregeerunud asfalt, see on suht suure tõenäosusega tulevane löökauk, kuhu siis talvel vesi läheb sisse, soolad lähevad sisse, jäätub, vaikselt tükid tulevad ära, kuni üks kevad on seal väga-väga järsk löökauk sees. Ja siin sama tee pealt siis pilt, kus on siis näha ka suuremad alad, mis on siis kas koormavahetusega tekkinud või siis mõnede muude probleemidega tekkinud. Kindlasti laguneb see paari tuleva aastaga ära. Ja viimasel ajal aastatel palju poleemikat tekitanud erinevad tänavakivid. Turul liigub siis ringi erinevaid tänavakivide tootjaid. Kõik on tublid, aga ikkagi probleeme tekib ja siinkohal näete siis pilti 1 aasta maas olnud kividest, kus siis talvega on kindlad kivid ära lagunenud, visuaalselt kole ja paari järgmise talvega oleks seal väga suured augud. Hetkel siis ekspertiis selle koha pealt käib, aga seda oleks saanud vältida. Seda oleks siis saanud vältida sellega, et objekti ehitamise ajal oleks võinud võtta mõned kivid katsetusse, mis siis sinna maha pandi ja oleks juba ehitamise ajal teada saanud, et need kivid ei vasta nõuetele ja seda oleks saanud siis ehitajale öelda, et palun vaheta kivid välja, kuna need hakkavad lagunema. Ja kirjapildis siis ka enamlevinud probleemid materjalidega, mida me näeme suuresti siis Transpordiameti objektidel, aga ka väiksematel objektidel, mida siis kasutatakse, kahjuks on siis nõrgem ja külmakartlikum killustik, kui seda projektis on nõutud. Jällegi tekitab väga palju probleeme. Kivid lähevad talvega katki, kandevõime kannatab, tekivad roopad, tekivad suvalisse kohta vajumid. Kasutatakse ebapiisava filtreeruvusega liiva, mis siis sügisel ja kevadperioodil, kus palju on vett konstruktsiooni lähedal. Seega vesi ei lähe ka konstruktsioonist kiiresti välja, mis tähendab, et väga kaua peab hoidma erinevatel teedel kas tonnaažipiiranguid või siis kui seda mitte teha, siis tee laguneb paari aastaga juba ära. Ebakvaliteetsem asfaldikillustik, seda siis mitte ainult täiesti vale asfaldikillustiku näol, kus tarkkivi on lubjakiviga asendatud, kas osaliselt või täielikult, aga ka tarkkivil on vahe sees. Tarkkive saab importida seinast seina omadustega ja need omadused siis peaksid vastama konkreetsele objektile, liiklussagedusele, kui palju seal on raskeliiklust, kui palju seal on soolatamist, kas seal on mingid pöörded ja nii edasi. Mis on viimase 2 aastaga tekkinud, on bituumeni probleemid, nagu teate, Venezuelas. Eelmine aasta tekkisid tarneraskused ja see aastaga mõnes teises riigis võivad tekkida. Me näeme, kuna me ise katsetame ka bituumeneid, siis turul liigub selliseid kahtlase väärtusega bituumeneid, mis iseenesest on musta värvi. Maha pannes tundub kõik okei, aga need bituumenid hakkavad siis paari järgneva aastaga väsima päikese mõjul ja tekivad sellised mikropraad sinna sisse talvel eriti veel suurte külmadega ja kui juba praod tekivad, siis läheb sinna vesi sisse ja teed lagunevad palju kiiremini, kui nad võiksid seda teha.
Näeme väga palju vale koostisega asfaltsegu, kuhu asfaltsegusse on liiga palju bituumenit sisse pandud läbi selle, et on tootmises viga tehtud või siis pigem liiga vähe on asfaltsegusse bituumenit pandud, mis jällegi tekitab ühele poolele rahalise võidu, aga omaniku poolele tekitab suhteliselt suure rahalise kaotuse läbi selle, et kui bituumenit on vähe asfaldi sees, siis jällegi see tee eluiga on palju-palju väiksem ja palju kiiremini tuleb siis remont peale. Külmakartlik betoon, kui on vaja erinevaid betoonkonstruktsioone teha, siis ka Timol olid pildid, kus objekti peal siis valatakse betoonkuubikud, et neid saaks katsetada nii survetugevusele, millega üldjuhul ei ole probleeme, aga just siuke külmakindlus, need betoonid, mis puutuvad veega kokku, mis puutuvad sooladega kokku, seal peab olema õige kivi kasutuses, kui seda ei ole, hakkab betoon murenema. Jah, ta peab küll aastaid, aga võiks pidada kümneid kauem vastu. Ebatihe asfalt, kindlasti ka järgmises ettekandes Romet räägib sellest, kuidas seda kontrollida, aga see on väga tähtis punkt, lihtsasti kontrollitav, raskesti ehitaja poolt saavutatav on tihe korrektne asfalt. Aga kuna asfalt on kõige kallim kiht ja ta on elanikele ja teekasutajatele kõige visuaalsem kiht, siis kõik väga suurt tähelepanu peaks asfaldile pöörama. Ja ka murenevad tänavakivid on siis olnud väga suureks probleemiks. Kiireks kokkuvõtteks labori poole pealt siis enne ehitamist siis peaks olema nõuded kirjas materjalidele. Ehitaja peaks esitama materjalide sertifikaadid, aga sellest ei piisa. Ehitaja võiks võtta siis järelevalve juuresolekul materjalidest proovid. Järelevalve võiks viia need sõltumatusse laborisse. Rõhutan üle, et kõiki materjale ei pea kohe katsetama ja sinna raha panema, aga proovid tuleks ära võtta, et kui on mingisugused probleemid näha, siis need proovid oleks võetud ja saaks siis tagantjärgi kontrollida. Labor siis katsetab vastavalt standarditele ja järelevalve teeomanik ja ka ehitaja saavad siis hinnata, kas need materjalide vastavus läheb kokku lepinguga, erinevate seadustega, normidega ja sealt kohalt siis edasi minna. Aitäh, Henri. Ja aitäh minu poolt, ütlen veel üle, et tulge meile külla nii kogu Tehnokeskusele kui ka just laborisse ja piltidele ei toonud, aga meil on põnevad seadmed, saame näidata, kuidas täpselt neid materjale hinnatakse, nii et julgelt helistage, kirjutage, uks on teile lahti, näitame, kuidas siis need katsetused käivad, millele täpselt tähelepanu pöörata ja materjalidel ka visuaalselt juba saab teatud hinnanguid anda ja seetõttu siis oma teedeehituse kvaliteeti tõsta. Jah. Nii, aga edasi. Annan siit sõna Romet Raunile, räägib siis teede mõõtmisest. See on täna meil viimane ettekanne. Romet, oled sa valmis ennast näitama? Kuskil oled sa peilus. Hiir liigub. Näeb ette aega. Ilmus. Nii, nüüd võiks kuulda olla. Jah, me näeme nüüd seda ekraani, mis sul on endal näha seal. Okei, vahetan ära. Täpselt nüüd jooksis, kui ma esinema hakkasin, jooksis kokku muidugi kõik, aga... Siin võite nautida toredat Saare murrakut, see on Rometi ettekandes. Nii, nüüd võiks parem olla. Jah, on olemas. Nii, nagu ma näen, siis mu aeg sai täpselt just läbi, aga sellegi poolest ma võtan selle 10 minutit teie päevast veel ja räägime siis natuke uute katete
mõõtmistest, vastuvõtukatsetest. Minu nimi siis Romet Raun, olen siis mõõtmistööde projektijuht ja täpselt nagu aru saate, siis Saaremaalt ma pärit olen tõesti. Nii, nagu Henri ja Marek siin juba varasemalt ütlesid, siis kogu tee-ehitus on üks pikk ahel, milles auke sisse jätta ei tohiks. Ja tellija poolt vaadatuna just väga olulised 3 aspekti on siis Henri poolt räägitud nii-öelda laboratoorsed katsetamised, materjalide katsetamised, siis omaniku järelevalve, kes on siis sõltumatuks partneriks, kes kontrollib igapäevaselt nii-öelda ehitustöö vastavust projektile. Ning kui nüüd kate ükskord reaalselt valmis saab, siis on väga oluline, et ka selle nii-öelda füüsikalised parameetrid saaks mõõdetud ja hinnatud siis vastavalt nõuetele. Selle jaoks, et neid vastavalt nõuetele hinnata, on muidugi vaja ka nõudeid, aga selleni kohe jõuame. Ja ainult selline terviklik süsteemne kontroll loob eelduse, et üldse soovitud tulemus oleks reaalselt saavutatav. Ja igasugune kokkuhoid mis tahes kvaliteedikontrolli osalt, olgu selleks siis omaniku järelevalve või mõõtmine, võib tulevikus tuua siis planeerimata kulutusi ootamatute remonttööde näol. Aga miks mõõta? Et milleks ikkagi vajalik on? Visuaalselt peale katte valmimist ei ole üldjuhul võimalik peaaegu mitte ühtegi katte nii-öelda füüsikalist parameetrit hinnata. Siin all on siis näha 2 pilti. Mõlemad on tehtud nii-öelda samal hetkel, lihtsalt üks on termovaade ja teine on tavaline pilt. Kui nüüd seda vasakpoolset pilti vaatame, siis kate on igal pool täpselt sama must ja visuaalselt ei ole võimalik aru saada, et seal oleks kvaliteedis mingeid hälbeid või nii-öelda kate oleks mingis mõttes ebaühtlane. Kui me aga vaatame näiteks puhtalt termofotot sellest samast konkreetsest kohast, siis me juba näeme, kui palju üks väikene mõõtmine võib meile nii-öelda väärtust või teadmist juurde anda. Ehk siis sellel konkreetsel juhul me näeme, et tegelikult on katte paigaldustemperatuur antud kohas väga ebaühtlane, mis nii-öelda loob suure eelduse selleks, et see konkreetne koht jääb nii-öelda väiksema tihedusega ja tulevikus ilmselt algab siis sealt murenemisprotsess. Ehk siis jah, et ülevaate saamine on äärmiselt oluline selle jaoks, et tehtud tööle siis hinnangut anda. Sest sellest sõltub lõpuks siis kogu tehtud investeeringu nii-öelda asjakohasus või nii-öelda, kas see läks asja ette või mitte. Ja valminud katte kvaliteeti on võimalik hinnata läbi erinevate mõõtmiste. Ja tihtilugu on nii, et suhteliselt igapäevaselt nii-öelda suheldes tellijatega, klientidega tekib väga palju nii-öelda küsimusi, millest enamus on ka põhjendatud. Ja küsimused enamasti on siis, et kas me üldse vajame mingeid mõõtmisi ja milleks me neid vajame. Siis teiseks, et okei, et kui me saame aru, et me vajame selle kvaliteedi hindamist, aga mis mõõtmisi me siis täpselt vajame ja mis hetkel need tuleb teostada. Ja kui me nüüd sealt juba edasi liigume, siis on väga tihti on nii-öelda küsimuseks see, et kes ikkagi peaks selle mõõtmise tegema ja kas sellele seadmele või sellele mõõtmisprotsessile peaks ka mingid nii-öelda konkreetsed nõuded olema. Ja viimase asjana on siis see, et tegelikult ükski mõõtmine ise ei anna ju meile mitte mingit teadmist või väärtust. Et lõpuks on see, et kuidas neid tulemused nii-öelda analüüsitakse ja tõlgendatakse. See on see, mis annab meile lõpuks selle väärtuse, mida me soovime teada saada. Ja kõik need küsimused tuleb nii-öelda tellija vaatest juba nii-öelda ehituse planeerimise käigus nii-öelda enda peas läbi mõelda. Ja kõik need vastused ehk teisisõnu nõuded tuleb selgelt kirjeldada. Selgelt, ka Marek ennem nii-öelda käsitles seda,
et kui ei ole nõudeid, siis ei tasu eeldada, et keegi sul hakkab midagi liiga hästi tegema ja siis hakkab see Henri poolt välja toodud sahkerdamine väga lihtsalt pihta. Kuidas riigimaanteedel selle asjaga tegeletakse või mismoodi see on kirjeldatud, et sisuliselt on 2 dokumenti, mille alusel siis kogu möötmisprotsess käib riigiteedel. Et esimene on sellise väga pika keerulise pealkirjaga, ma ei hakka seda ette lugema, aga sisuliselt on siis möötmiste metoodika ja see on selline dokument, kus on siis rida nõudeid kõikide protsesside kohta. Ehk seal on nõuded kasutatavale mööteseadmele, kuidas see seade tuleb kalibreerida, kelle poolt ja mismoodi selle kontrollid peavad toimima. Lisaks on konkreetselt välja toodud siis möötmisprotsessi enda tingimused, et kuidas mööta, kust alustada, kus lõpetada, mis jõududega. Ehk siis väga täpselt on paika pandud ja kõik asjad toimuksid kõikidel objektidel ühistel alustel. Järgmisena on siis muidugi nõuded möötmisandmetele, mis kujul need andmed peavad olema, mis täpsusega, mis kui tiheda sammuga, kuidas neid töödelda ja lõpuks siis muidugi, mis kujul nad peavad olema esitatud, ehk siis mis väärtust me sellest aruandest siis lõpuks peame kätte saama. Ja iga möötmise kohta, mida siis uuel kattel on nõutud teha, riigiteede puhul, on siis kõik need nõuded punkti haaval välja toodud. Ja märksõnad, mis siis läbi käivad või mida see dokument siis endas sisaldab, ongi siis kontroll, pädevus ja sõltumatus. Ehk siis kui üks objekt valmib, see peab olema väga hästi kontrollitud, selle kvaliteet, ja see kontroll peab olema tehtud pädevate seadmetega, pädeva möötja poolt ja see kõik peab olema sõltumatu. Ja teine dokument käsitleb siis seda, et mida me siis selle möötmismetoodika põhjal saadud aruande põhjal siis nende tulemustega teeme. Ehk siis riigimaanteedel on Transpordiameti poolt on siis see asi üles ehitatud nii, et vastavalt möötmistulemustele hakatakse siis tööde eest makstavat tasu kas vähendama või teatud juhtudel ka suurendama. Ehk siis näiteks kui tasasuse väärtus on alla normi, see käib 20-meetriste lõikude kaupas arvestus, siis need lõigud, kus sul on alla selle lubatud piiri või üle lubatud piiri pigem liiga ebatasane, nende eest toimub siis makstava tasu vähendamine ja sama siis ka tihendusteguri ja kattepaksuse kohta. Siis alates 2019 aastast on töövõtjal sees ka võimalus teenida boonust ja seda on hetkel siis kahe komponendi pealt ehk siis paigaldustemperatuuri ja tasasuse pealt. Ehk siis kogu selle süsteemi eesmärk on see, et saadav tasu peab otseselt sõltuma valminud töö kvaliteedist. See on see, mis paneb töövõtja pingutama, tekib motivatsioon, sest sinu töö tulemusest sõltub su tasu. Ja kui raha on mängus, siis hakkavad kõik liigutama. Nii, uued katted, mida möödame? Uute kattete puhul on siis teatud hulk möötmisi, mis tuleb alati teha. Et tasasus on siis selline parameeter, mis tuleb mõõta mis tahes kattetüübi puhul, et isegi pinnatud kruusateede puhul tuleb siis objekti valmimisel selle tasasus ära mõõta. Ja tasasus on muidugi ka selline kõige tuntavam parameeter ka tee kasutaja jaoks. Ehk siis see on seotud otseselt sõidumugavusega ja peale objekti valmimist see on nüüd siis esimene teema, mis inimestele hakkab hambu jääma, et kui ikkagi uus tee on ebatasane, siis seda kuuleb igalt poolt, et investeering ei ole asja ette läinud ja on kehva tee ehitatud. Siis lisaks mõõdetakse haardetegurit
See on siis nii-öelda ohutuse eesmärgil, et kuidas me mõõdame on siis või kuidas mõõdetakse on siis nii-öelda kontrollitud libedusega ehk siis nii-öelda tekitatakse mõõteseadme poolt märkkate ja mõõdetakse siis selle aardetegurit. Lisaks tuleb mõõta katte paksust, tihedust ja kandevõimet. Ja soovituslikud mõõtmised ehk siis mis ei ole konkreetselt hetkel veel nõudena sees, on siis paigaldustemperatuuri ühtlus, roopa sügavus ja siis ka katte paksus nii-öelda alternatiivmeetodil ehk siis mittepurustaval meetodil. Et katte paksus nii-öelda traditsiooniliselt mõõdetakse puurkehade põhjal ehk siis 1 kilomeetri tee kohta võetakse kattest 12 puurkeha ja määratakse nende nii-öelda kihipaksused ja selle põhjal siis hinnatakse selle väikse valimi põhjal antakse siis hinnang kogu kattele. Mis täna võimalik on siis nii-öelda viimase kulumiskihi paigalduse käigus panna siis katte sisse sellised peegeldid. Need jäävad siis kulumiskihi alla, mis on pärast võimalik üle mõõta ja saada ilma katet lõhkumata teada, kui paks see kate maha sai. Ja selle puhul me räägime oluliselt suuremast nii-öelda mõõtmistihedusest, et kui puurkehi me võtame vaid 12, siis peegeldeid läheb 120, ehk siis tihedus on 10 korda suurem, me saame oluliselt parema ülevaate ja kuna asfalt on kõige kallim komponent, siis me lõpuks saame ka kindlad olla, et nii-öelda see investeering läks asja ette, me saime raha eest seda, mida me soovisime, ehk siis õige kogus asfalti läks maha või siis ei läinud maha. Ja enda poolt, kui on võimalus valida, siis soovitame kindlasti eelistada pidevmõõtmisi. Ehk siis pidevmõõtmise all peame siis silmas selliseid mõõtmisi, mis ei olegi lihtsalt punktmõõtmised üksikutes kohtades, vaid sellised mõõtmised, mis annavad infot nii-öelda tiheda sammuga kogu katte kohta. Need on siis hetkel võimalik teha tasasus, haardetegur, paigaldustemperatuuri mõõtmine ja sisuliselt ka kattepaksuse mõõtmine. Ja kõiki neid mõõtmisi saab nii-öelda teha ka siis nii-öelda kohalike omavalitsuse teedel, et see on lihtsalt riigiteede näide, mis siin on välja toodud. Ja nii-öelda tegelikult erinevad mõõtmised on omavahel ka nii-öelda tugevas seoses. Ehk siis ehitustegevus on tervikprotsess. Kui me jätame kuskil ühe nii-öelda tegevuse vahele või teeme seda nii-öelda mitte kvaliteetselt, siis see mõju avaldub mitmel moel. Et üheks kõige lihtsamaks näiteks on paigaldustemperatuur. Ehk siis see, mis temperatuuriga kate reaalselt objektil maha läheb, sellel on väga palju erinevaid tegureid. Näiteks veomaa pikkus, ehk siis kui kaugel on tehas reaalselt objektist, mis veokeid kasutatakse, kas nad on termoisoleeritud või mitte, mis seadmepargiga seda nii-öelda segu laotatakse, kas kasutatakse eelsöötjat või mitte ja mis ilmaga kogu see protsess toimub. Ehk siis nendest teguritest sõltub, mis on see temperatuur, paigaldustemperatuur, millega see kate maha läheb. Ja nüüd omakorda sellest temperatuurist sõltub see, kui ühtlaselt see kate on tihendatav. Ehk siis siin kõrval on välja toodud üks pilt, kus siis see alumine nii-öelda termovaip näitab ühe pisikese lõigu katte paigaldustemperatuure. See on siis kogu katte laiuses nii-öelda pealtvaates. Ja need punased kohad on siis nii-öelda need koormavahetuskohad, kus tuleb see külm jahtunud koorik, tuleb kõigepealt nii-öelda laotorisse maha ja see on siis kõige madalama temperatuuriga kohad. Ja kuna ta on oluliselt madalam kui ülejäänud kate, siis me ei suuda tihendusprotsessi käigus selle koha pealt saavutada sama tihedust, mis nii-öelda nendel vahepealsetel aladel. Ehk siis need kohad jäävad poorsemad. Nad jäävad nii-öelda niiskusele vastuvõtlikumad, talvel saab sinna nii-öelda vesi sisse külmumis-sulamistsüklite
najal see kate hakkab nende kohtade pealt lagunema. Ehk siis lõpptulemusena see mõjutab otseselt katte eluiga. Ja mis on kõige olulisem või nagu kõige suurem tähelepanek on see, et paigaldustemperatuuri saab paigaldaja või töövõtja otseselt mõjutada. Ehk siis üldjuhul ei ole viga seguprojektis endas, vaid see segregeerumine tekib siis kas transpordil või laotamisel. Ja kui töövõtjal on motivatsioon seda muuta, seda parendada, siis ta saab seda teha, aga selleks peab olema motivatsioon ehk siis teisisõnu nõuded või mingi präänik, miks ta tahab seda teha. Siin on lihtsalt siis välja toodud üks pilt eelmise aasta uute katete mõõtmisest siis 10 kõige tasasemat teelõiku, kus siis esikümne alustab ja lõpetab siis uus äsja valminud 2+2 lõik Tartu maanteel. Nii. Ja mis ma veel tahtsin rõhutada, on siis see, et on äärmiselt oluline, et kogu see mõõtmisprotsess toimuks nii-öelda sõltumatu osapoole poolt. Ehk siis mõõtmine ise on vaid üks jupp, aga väärtuslik mõõtmine hõlmab, et selle jaoks peavad olema pädevad nõuded tellijalt, peavad olema nõuetele vastavad mõõteseadmed, nõuetele vastav mõõtmine ja pädev analüüs pädeva osapoole poolt. Ja meie Tehnokeskuse eesmärk ongi pakkuda usaldusväärset mõõtmisteenust, mille tagamiseks me peame järgima ja me tahame järgida nii-öelda rida erinevaid protseduure. Ehk siis kõik uute katete mõõtmise jaoks on Transpordiamet ette seadnud väga nii-öelda ranged nõuded, mida üks mõõtmisega tegeleda sooviv ettevõte peab siis täitma. Ehk siis kõik meie seadmed peavad olema nii-öelda iga-aastaselt hooldatud ja kalibreeritud ja seda tootja juures. Ja seadmed, mida me kasutame, on siis rahvusvaheliselt aktsepteeritud. Need on nii-öelda välismaa seadmed, ehk siis me käimegi neid reaalselt iga aasta Rootsis, Norras, Saksamaal kalibreerimas, hooldamas ja lisaks tegemas ka võrdlusmõõtmisi. Ehk siis näiteks siin kõrval ongi välja toodud üks FED ehk kandevõime seadme pilt viimaselt rahvusvaheliselt võrdlusmõõtmiselt, mis toimus siis Saksamaal, kus üle Euroopa siis tuli kokku circa 30 mõõteseadet ja selle ürituse käigus siis kontrolliti nende nii-öelda seadmete ühtlust, kui ühtlaselt nad sarnastes tingimustes möödavad ja vajadusel siis leitakse nii-öelda korrigeerimiseks tegurid, et viia nad kõik nii-öelda ühele tasemele, kui on mingil seadmel millegi pärast seda vaja. Rometis tõmbame otsa kokku ka või? Ja, mul ongi viimane slaid täpselt, et jõudsin täpselt aega, et siin on lihtsalt mõned seadmed, mis meil on nii-öelda olemas, mida me saame pakkuda, ongi siis tasasuse mõõtmine, kandevõime mõõtmine, nii-öelda nii kogu konstruktsiooni mõõtmine dünaamilise koormusseadmega kui ka siis erinevate vahekihtide pealt siis staatilise koormusseadmega ja haardetegur, maaradar, roobas, ehk siis kõik, mis on teedega seotud, kui on vaja midagi mõõta, kui tekib mingi kahtlus kuskil kvaliteedi osas, siis kindlasti pöörduge meie poole. Kontakt on siin ja oleme väga huvitatud teie nii-öelda valdused üle mõõtmast. Aitäh! Aitäh, Romet! Et siin sai täna väga palju rõhutatud ja räägitud sellest just, et see mõõtmine ja see kontroll, et see on nagu selle raha kasutamise juures nagu ka väga tähtis tegelikult, et kui on, et kuidas veenduda selles, et raha on nagu õigesti kasutatud ja et on makstud õige asja eest. Aga ma loodan, et te püsisite ilusti lainel, et osalejate arv siin oli konstantselt üle 50 kogu selle aja jooksul enam-vähem. Et päris arvestatav hulk kuulajaid. Tänane see seminar oli siis nagu meie poolt niisugune tutvustav, nagu kirjelduses oli toodud ka ja sissejuhatav, et siin edaspidi on plaan käsitleda teemasid spetsiifilisemalt
ja siis, et selle infoga kursis olles jälgige meie kodulehel koolituste infot või siis pange Facebookis Teede Tehnokeskuse lehele endast jälgijaks, saate sealt kaudu ka jooksvat infot ja uudiseid ja eks me püüame teile ka e-kirjade kaudu nagu märku anda, kui meil midagi sellist jälle toimumas on. Tänase seminari lingi siis saadame kõigile, et saate ka järgi vaadata või siis, kes ei saanud osaleda, et saab seda veel vaadata. Mina tänan omalt poolt kõiki ettekandjaid ja kõiki kuulajaid ja soovin siis kena suve ja head teede ehitamist siis ja teede haldamist ja võib-olla kohtume kuskil veel varsti. Aitäh!